There's a clear code for success. During 2025, we will have 1 million customers. In 25 years, that number will grow to 100 million. How? 25 customers per partner. The past 20 years, we've been building and refining the vehicle that brought us here. Driven by the power of preventative health, science, and test-based personalized nutrition. At the core of everything we do is our vision. Inspire change in life. This vision keeps us moving forward, while our mission fuels us each day. We inspire health and wealth for our customers, families, and friends. We have challenged the status quo since 2005, and we're here to revolutionize the direct selling industry with the belief that personal growth and business growth go hand in hand. It's your attitude, hunger, and action that push us to the highest level. It's all about progress and strength in numbers. We succeed by working together because in reality, the big deal is just a lot of small deals put together. And when we join forces, the impact becomes exponential. Are you ready to make your mark? This is your moment. This is the code that unites us for success. Et kui elus üldse toimetada, mis iganes valdkonnas ja mis iganes alas, siis ole alati eeskujuks, ole ise alati parem versioon endast ja tee niimoodi kõike, et sa ka ise tunned sellest kõigest rõõmu. Et sa hommikul ärkad üles ja mõtled, äge päev on ees. Ja kui sa õhtul magama lähed, mõtled, et ma olin tubli, andsin ennast parima. Seega enda parimad versioonid oleme alati, siis mis iganes valdkonnas. Siis esiteks austavad sind sõbrad tuttavad, oled iseendaga rahul, sul on peresuhted korras ja üldse elu läheb alati ülesmäge. Mina siis Tanel Ermel ja otsemüügi äris 9 aastat, ehk siis see on minu kõige esimene otsemüügi äri siin. Ei teadnud mina ei otsemüügist, võrkturundustest, püramiididest, üldse mitte midagi. Ainult teadsin Ponzi skeemidest, aga legaalsetest võimalutest mitte midagi. Seega täna puhas praktik siin 9 aastat räägin, mis on triggerid, millele ise mõtlesin ja mis mind hoiab siiamaani ja veel elu lõpuni edasi, kus ma pärandan antud äri veel lastele ka edasi. Et täiesti suurepärane. Aga hakkame siin otsast kohe pihta, jagan oma ekraani. Nii, Margus kinnitab, et ekraan on ilusti näha. Jah. Super. Alati peab kinnitust küsima sellepärast, et kuna jagan oma teist ekraani, siis mõnikord juhtub ka vinkse ja vonkse, siis kus jagamine alati ei lähe õigesti. Aga kunagi ei tea, ei saa täpselt mõnikord aru, mis arvutid teevad. Küll aga, nagu ma ütlesin, et mis iganes valdkonnas sa toimetad, olulist lisaväärtust võiksid luua ja millel on veel kordades suurem võimendus taga, et võrres sinu ja sinu lähedastega või üldse kogu maailma jaoks. Et alati on tore, kui sa annad lisaväärtust iseendale, oma perele, see on nagu esmane kindlasti. Aga mis saab paremat olla, kui 20, 50, 100 aasta pärast meenutatakse sind, kui sa oled midagi oluliselt muutnud maailmast paremaks. Nii oma juristikarjääris ma olen oluliselt muutnud maailma paremaks või võiks öelda õiglasemaks, aga samamoodi tervisevaldkonnas olen tuhandeid, kümneid tuhandeid inimesi aidanud oluliselt parema tervise juurde, olemata ise arst või toitumisnõustaja. Täna räägime sellest, kuidas see võimalik on. Ja loomulikult olen aidanud sadu ja sadu inimesi rohkem raha teenima, millest on täna siin jällegi jutt. Seega, kui sa annad lisaväärtus nii ühes või teises suunas, siis sa võid lugeda oma elu korda läinuks ja sul on nagu süda rahul, et oled midagi andnud tagasi, mis iganes siin on. Et kuna ma olen nii-öelda andmisäris, et meil on siin laua peal 3 asja, põhiliselt on tervis, aeg ja raha.
ja see on nagu siin selline karmavõlg, mida ma siin vist tagasi annan. Sellepärast, et 25 aastat vähemalt olen ma tegelenud võlgadega, võlgade õigusloomega, võlgade sissenõudmisega, olen kohtutäitur olnud ja küll loomulikult ju igaüks on ise oma taak ja oma õnnesepp siin, on ju. Aga kui nii-öelda olen seda vara sissenõudjaid ja võlausaldajaid õnnelikumaks teinud ja võib-olla võlgnik ei ole nii õnnelikuks teinud, on ju, siis nüüd praeguses äris annan tagasi nii raha kui aega, kui tervist, kellele iganes, kes see soovib ja kes tahab siis ühte sammu astuda minu või meiega. Aga mulle meeldib teha tööd, mis ajal ma soovin, kellega ma soovin ja kus ma soovin. Seega, mis see ideaalne koht siis on selline? Ehk siis otsemüük ja siin on 9 aastat tagasi või nüüd juba peaaegu 9,5 aastat tagasi lahendasin omal laste tervise küsimusi. Ei midagi erilist, aga nad olid niimoodi, et 2 nädalat lasteaias ja 3 nädalat haiged ja 3 nädalat lasteaias ja 2 nädalat haiged. Kõikvõimalikud lastehaigused, mis iganes said olla. Aga ma ei olnud sellega rahul, et lapsed peavadki haiged olema ja käisin arstide juures igal pool, et mis neil häda on. Öeldi, et ei midagi ei ole häda, geneetilised probleemid, et lihtsalt vitamiine ja mineraale ei omanda nad, ongi kõik. Et siis ma leppisin vastusega, et ahah, selge. Aga samal hetkel otsisin ka lisatööd täiendavalt. Normaalne Eesti mees ikka otsib ju lisatööd, on ju, ja tegemisi, kus sa Eestis muud moodi hakkama saad. Et olen õppejõud olnud siin pool elu, siis olen siin erinevaid riigiprojekte ja ministeeriumitega erinevaid projekte teinud, on ju, et ja lisaks veel riigitööle veel, et kõike muud ka saaks juurde teha. Need unistused natukene suuremad kui, et palgapäevast palgapäevani elada, et kuskilt võiks ju investeerida, kuidagi võiks ju suvilat üleval pidada, on ju, ja korterit üleval pidada ja kuidagi võiks reisid veel ära mahtuda ja siis üldsegi ideaalis võiks elu ju niimoodi minna, et sul on 2 korda aastas puhkus, niimoodi 6 kuud ja 6 kuud. Et kõike seda võimaldada, siis Eesti mees ikka otsib lisavõimalusi. Aga ma olin selline Eesti mees, et küll haritud jurist, aga sellist elukogemust ja rahatarkust nii palju polnud mulle antud, et ma ei saanud täpselt sellest aru, et sama tööd tehes on täpselt sama tulemus. Ma ikka arvasin, et sama tööd tehes läheb kogu aeg elu järk-järgult paremaks. Ja noh, ega ta kehva pole kunagi olnud mul, et alati ta ongi läinud järk-järgult paremaks, aga samamoodi elukallidus tõuseb, on ju, ja sa küll elad küll hästi, on ju, aga kas sa elad külluslikult ja kas sa võid teha tööd, kus sa tahad, kellega tahad, et see võimalus paraku sellise mitme 8-5 tööga, see ei vii mitte kuskile. Et siin peab elus oluliselt midagi muud tegema ja mugavustsoonist välja tulema. Tavaliselt selleks võtmeks ongi eraettevõtlus, on ju, ja omaenda äri, on ju. Ja hetkel see, mis siin mulle pakuti ja lauda tuli, see 9,5 aastat tagasi, kui ma lahendasin oma laste tervisemuresid, siis nii see juhtuski, et mul ei olnud isegi vähimatki aimu, et ma kuidagigi hakkaks kas nüüd tervisevaldkonnas, meditsiinivaldkonnas toimetama. Tõesti ei olnud, et ma ei teadnud sellest valdkonnast mitte midagi. Olin kõik ära unustanud, biokeemia ja kõik muu, et mida iganes koolis õpetati bioloogiatunnis. Aga minule kui juristile sai arusaamine selgeks, et kui ma öeldi, et arst ütles, et laste tervis on geneetiline, aga kui tuleb välja, et tegelikult on toidulaud on see, mis reguleerib meie tervist ja kui ma sain sellest aru ja uurisin piisavalt, siis mõtlesin, et aga miks mitte nii ägedas valdkonnas olla, et kui päriselt saab niimoodi inimesi aidata, et reguleerid natukene toitumist ja saabki raha ka teenida, et lisaks, et tervis on hea. Ja nii see teekond siis algas. Aga mis need kriteeriumid esmalt olid mul? Et üle mitmekümne aasta siin võlgadega tegelenud ja sissenõudmisega tegelenud ja näinud nii palju pankrotte, likvideerimisi ja kohtutäitureid, siis mulle oluline, et kui üldse kellegiga koostööd teha, siis firmal peab olema tugev finantstaust.
seal peab olema tugev visioon taga, et see firma ei lähe põhja 5, 10, 20 aasta pärast, on ju. Et oleks võlavaba, investeeringud oleks, juhtkonnal oleks visioon, kuhu minna ja maailmas päriselt midagi ka parandatakse ja lahendatakse. Et siin Sinsinos juhtusid need kõik omavahel kokku saama. Et kõik kriteeriumid, mida ma olen tahtnud ja otsinud, kõik need said kokku. Ja selline tundmatu valdkond nagu otsemüük, ma pole mitte kunagi midagi omast arust müünud. Et küll aga vaatasin, et aga miks mitte. Iga asi on arendatav endas ja kui ma olen midagi elus head näinud, siis ma olen alati seda ju teistele ka soovitanud. Siis ma saan aru, et see ongi see võti asjas. Et ainult soovita, mis mulle endale meeldib, mis mulle endal toimib ja see ongi nagu võti. Ja mis see Sinsino siis on? See on siis Rootsi börsiettevõte, First Northil Nasdaqil noteeritud ja on iga-aastane kasv juba 20 aastat olnud. See on omakorda näitaja. Et mis on veel oluline, et iga legaalne otsemüügiettevõte võiks olla vähemalt otsemüügi assotsiatsioon nii kohaliku riigi otsemüügi assotsiatsioonis kui ka kogu maailma otsemüügi assotsiatsioonis. See näitab seda, et on topeltkontrollid peal ja tegemist on legaalse ausa ettevõttega ja lahendatakse maailmas päris probleeme. Siis on tegemist platvormipõhise ärimudeliga niimoodi, et meie partneritena, kes töötavad, kes on nii-öelda sarnaselt frantsiisiärile, kes omab seda õigust turustada Sinsino tooteid, meie viime kokku lõpptarbija tehasega. See on kõige lihtsam lahendus siin. Ja kogu müügikanal, kõik protsess, veebilehed, kõik on ettevõtte poolt loodud. Ja mis on veel ägedam, et kuidas laieneda näiteks, on ju. Eluaeg on teatud, et teiste ettevõtete ostmine on väga tugev laienemisvõimalus ja meie oleme siin viimased aastad ikka väga mitmeid ettevõtteid ostnud ja trikk on selles, et need ettevõtted, keda me ostame, need peab vastama meie kvaliteedinõuetele ka. Ja need standardid on ikka väga kõrged. Et meil peavad olema ju sellised tooted, milles kohe on ju sellised tooted, mida me ei kopeeri mitte kuskilt, vaid vastupidi, meie teadlased töötavad välja, mis lahendusi ei ole maailmas veel olnud või siis annab olulist lisaväärtust juurde inimestele. Et mida sa toodad täpselt sellist kaupa, mida igal pool on kõikjal. Et alati tuleb mingi trikk või nüanss lisaväärtus anda ja meie tooted on need, mida kopeeritakse. Aga kõige parem on see, et kui meid kopeeritakse, siis me oleme ikkagi paar sammu ees. Sellepärast, et kopeeritakse seda toodet, mis meil valmis on, aga arendustegevus kõik sellel uutel toodetel ja upgrade itud sel samal tootel, see on juba töös ju. Ja see teadustegevus on mitmeid aastaid ju kestab, on ju. Ja järelikult kogu aeg on vähemalt meil konkurendid natukene maas meist ja me oleme kogu aeg juhime turgu oma toidulisandi tööstuses. Aga mis siis eristab meid, miks me üleüldse siis selles valdkonnas toimetame? Ehk siis siin graafikul on ka kirjas, et miks mina siis 9 aastat tagasi mõtlesin, et aga miks ma peaks olema Sinsino klient, miks ma ei võiks partner olla? Et ma ju näen, et kõik ennast lugupidavad või targemad inimesed tarbivad mingisugust Omega-3. Siin on näha 500 miljonit inimest võtab Omega-3 toidulisandeid, on ju. 9 aastat tagasi minu naine võttis Omega-3 ja minu lapsed võtsid Omega-3. Kas Tanel võttis? Tanel ei võtnud, sellepärast, et ma ei saanud aru ja ütlesin naisele, et aga miks ma peaks seda võtma, kuna tema ka täpselt ei teadnud, miks ta võtab, ütles, et kasulik on. Tagantjärgi mõeldes väga-väga tark otsus temalt, on ju. Ja kohe varsti räägin testidest ka, seda peegeldasid ka testid, mis tähendas, et väga tark otsus oli temalt see. Et siiamaani mõtleme, et kuidas ta sai nii hästi vähemalt teha, et aastaid nii rasedusel kui laste sünnidel kohe hakkas lastele andma Omega-3. Küll aga kahjuks muidugi sellist, mis ei toiminud.
eriti efektiivselt ei toiminud, aga no mis teha, et see on paratamatu, et inimesed võtavad Ome3 ja siis, et ma arvan, et tutvusringkonnas sul peaaegu üle inimese võtab mingisugust vitamiini. No D-vitamiini peavad kõik võtma, see on nüüd selge, onju. Aga mingisugused teisvitamiini ikka inimesed võtavad. Miks nad seda võtavad? Nad üpris tihti ei tea ise ka. Igaks juhuks, et oleks parem, mitte ei oleks kevadväsimust ja immuunsus oleks parem, onju. Ja siis veel 1,5 miljardit inimest, on ju. Jah, 1 miljard inimest võtab vitamiine üle maailma, on ju. 1,5 miljardit inimest igasuguseid dieete ja toitumisharjumusi mõjub. Et ehk siis kõik tegelevad millegagi, aga kas see töötab ka neil? Ja siinkohal tuleme nüüd meie mängu, et testipõhine toitumine. Testipõhine farmakoloogiline toitumine, kuidas iganes nimetada. Ehk siis kõige lihtsam on öelda, kui te midagi teete või mõtlete või te sööte, siis kas te saate sealt toitainet kätte? Kui te maksate selle eest raha, kas see toimib teil? Et ma võin öelda 100%, 110% kindlusega, et need praktikad, mida mina olen 9 aastat teinud, need toimivad täiesti laitmatult, täiesti suurepäraselt. Seega ainult võtke minuga ühendust ja küsige, Tanel, kuidas see võimalik on, kas päriselt, mismoodi see toimib ja räägin veel pikemalt. Mul tuleb täna sellest veel juttu, on ju, aga siis ma saan veel pikemalt lobiseda sellest. Ühesõnaga, oluline on tegelikult järgida, kui sa kuskil ettevõttes oled, et see siis järgib mingisugust trendi ka. Et algselt, kui tulid, kas sa läheksid tööle nuputelefoni või kettaga telefoni siis ettevõttesse, et hakkad neid tootma. Kui sa tead, et esimesed need smartphone'id on ju väljas, et alguses tasahilju keegi ei tahtnud neid smartphone'e osta omale, on ju. Olin isegi esimeste seas, et mul ei olnud ühelgi sõbral ega tuttaval ei olnud ilma nuppudeta telefoni, on ju. Aga nähti, et trend läheb ülesse, kes trendiga kaasa ei tulnud, see põles oma ettevõtmisega. Ja näiteks testi ja teaduspõhine toitumine, see ongi trend ja te näete ise, mis praegu on juhtunud, on ju. Et 10 aastat tagasi veel, kui ei teatud D-vitamiinigi peab võtma, et nüüd WHO juba soovitab, et Omega-3 peab võtma, et läheb natuke veel ja kõik arstid ka hakkavad seda soovitama, on ju. Et mis me võtame tühja igasuguseid asju, parem alati testi ja siis vaata, kas asjad toimivad. Ehk siis ja mida kiiremini siia valdkonda sisse sukelduda, seda endal lihtsam on, sellepärast ma üldse ei pahanda, et minu ja minu organisatsiooni ja tiimi inimestelt ostetakse veebipoest kõiksuguseid toimivaid toidulisandeid ja teste. Üldse ei pahanda, aga otse loomulikult siin on turg täiesti võtmata, siin on tööd küll ja küllaga, et nagu te teate seda müüti, on ju, et inimesed saavad toidust kõik kätte, on ju. No vot, et see on nagu päris huvitav müüt ja siis need inimesed, kes ütlevad, et Eestis saab suvel kõik toidust kätte veel, et söövad mustikaid ja saavad kõik kätte. See on veel toredam ja eriti ütlevad need inimesed, kes siis septembris ja oktoobris on köha ja nohu ja siis ütlevad, et see ei ole midagi, see on viirushaigus ja ma külmetasin. See on immuunsüsteem hoopis, et järelikult on toitumises oluline viga tehtud, et see inimene, kes ütleb, et ta ei vaja vitamiine, mineraale eraldi juurde, ta saab toidust kõik kätte, kindlasti need on, aga see inimene siis ei tohiks olla aasta ringi kordagi haige, ei liigesed, luud, ei nohu, mitte midagi. Vaat tema saab toidust kõik kätte. Sellepärast mina võin seda enda puhul öelda, et viimati oli mul üldse nohu 2016 aasta jaanuaris. Et 9 aastat täisväärtuslikku, tervislikku elu, et see on super ja ei pea oma toitumiskavasid ja karbiga toituma, et võid elada täitsa normaalset tervet elu. Aga, et mis probleemi me maailmas laheneme? Terviseprobleem, et olete nõus, et kas tervis läheb meil maailmas kehvemaks või paremaks inimestel. Et tervelt elatud elu väheneb, aga eluiga pikeneb, ehk siis hoitakse meid ravimitega paljuski üleval, on ju. Aga miks see on üldse niimoodi, et inimestel
ühed teevad sporti, kolmandad toituvad hästi, aga miks siis ikkagi on tervised, südameprobleemid, iga südame-veresoonkonna probleemid, miks noortel juba tulevad mäluga, ajuga seotud haigused, luud- ja liigesehaigused, miks vanasti seda ei olnud, miks allergiat, talumatuseid nii palju ei olnud kui praegu? Et meie toidulaud on väga-väga oluliselt muutunud, et see, mis oli Eestis 25 aastat tagasi, 30 aastat tagasi ja praegu on nagu ööpäev. Me oleme jõudnud lääne ühiskonnale järgi ja eriti tähelepanu pööraks näiteks rasvhapetele, et oomega 6 ja 3. Et näiteks, et odavad õlid, odavad rasvad, odav tooraine, kuidas on odavam toitu toota. Et see tooraine on siin teinud väga-väga kurja tööd siin maailmas. Et mujal maailmas aastast 1960 circa ja meie regioonis siis 25 aastat vähemalt. Ehk siis kui sa soovid mingisuguseid, kas restorani pidada ja toiduainete tööstuses olla, on ju, siis otse loomulikult, et kuna sa tead, et keskmine inimene jälgib ju reklaami ja hinda, siis mis sa siis teed, sa pead reklaamima oma tooteid, on ju, ja sa pead madala hinnaga pakkuma seda. Aga kuidas sa saad madala hinnaga pakkuda? Sa tootmisprotsessi võimalikult madala tood ja üks selline, mis on toidu tootmises oluline, on siis oomega 6 rasvallikaid kasutada, on ju. Kõiksugused odavad taimsed õlid, on ju, et näiteks enamus rapsiõli on selle oomega 6 alla läheb, on ju, palmiõli läheb alla sinna, maisiõli, viinamarjaseemneõli, päevalilleõli. Et guugeldage kas või küsige ChatGPT käest oomega 6-3 tasakaalutuse probleemid, et siis jookseb väga hea info ette seal. Ehk siis toidu tootmises on muutunud selline olukord, et oomega 6 on väga-väga suures ülekaalus meie igapäevasest toidulaual kui oomega 3. Ja mis selle oomega 6 ja 3-ga on? Et oomega 6 tekitab meil põletikurakus. Ta ei ole kindlasti halb, et ta on väga hea. Kui meil oomega 6 ei oleks, on ju, siis meil viirused ründaksid meid, meil keha ei tekitaks põletikku, et neist jagu saada, on ju. Aga oomega 3 võtab põletikku alla. Ja näiteks teadlaste soovitus ongi, et selline 3-1 hoiaks rasvhapped korras oma toidulaual ja oma siis verepildis. Eestis on näiteks Tervise Arengu Instituut soovitab hoopis 2-1. Ehk siis 2 osa põletikku, 1 osa põletikku mahavõtja. Küll aga mis on siin juhtunud et aastatega? Ehk siis rasvhapped on tõusutrendis põletiku tasakaal. Ehk siin Eesti keskmine on selline 11 korda enam oomega 6, Euroopa keskmine 15-1. Ja kuhu edasi? Edasi on ainult ilmselt siin Ameerika maa poole minnes, et kus on selline 28-1. Et küll me järgi jõuame neile, aga ma loodan, et me siin Siinost igapäevaselt teeme ja räägime tervislikust toitumisest, on ju, kuidas tasakaalu luua, siis teadvustame, et see on pandeemiline. Et mis huvitavad näited on siin tulnud viimasel ajal teaduskirjanduses ka. Näiteks kui kõik inimesed teavad, et suitsetamine vähendab eluiga. Noh, kes eirab probleemi, kes mitte, aga suitsetamine vähendab eluiga. Küll aga väga huvitav võrdlus on tehtud, et see oomega 6-3 tasakaalutus, kui see on siin selline rohkem kui 3-1 ja 4-1 tasakaalust väljas, siis see vähendab eluiga veel rohkem. Mõelge nüüd, palju õnne, Margus, sina, kes sa ei suitseta, ma tean. Ja tarbid oomega 3 ja oled tasakaalus juba siin 12-14 aastat kuskil, siis palju õnne, palju sinul veel eluiga on. Ja samamoodi võin mina öelda, et 9 aastat tasakaalus olnud ja suitsetanud ei ole ma oma 12 aastat. Et palju õnne ka mulle. Et inimesed peaksid mõtlema, et need väikesed killukesed igapäevaselt, mida teha ja annavad lisaväärtust ja mitte ainult tegelikult eluiga ei ole tähtis. Et paljud ütlevad, et oi, ma ei taha siin 100-110 aastani elada, et see ei ole ennast väärt. Ja loomulikult jah. Aga mõelge niimoodi, et tervelt elada siin 100 aastani. Vitaalselt elada, mitte liigesprobleemidega, mitte ajuprobleemidega ja olla tülinaks teistele, vaid hoida oma tervis korras. Vot sellest on jutt. See, mida me siin hetkel teeme, et me anname inimesele vitaalse elu. Ja see on täpselt minu enda näitel ka. Et saan suvel juba 48
ja 9 aastat tagasi oli väga palju igasuguseid terviseprobleeme mul. Ma ei arvanud, et need terviseprobleemid midagi suurt olid. Ehk siis et hüppeliiges enam ei töötanud normaalselt, mõtlesin, et aga 39-aastane noormehel ikka enam hüppeliigesed korralikult ei pea ju töötama. Nahaprobleemid, no ikka ju inimestel on sellised asjad, on ju. Kui saunas ei saa korralikult käia, et silmad lähevad valusaks, no ikka on ju silmade probleemid inimestel. No sa mõtled, et normaalne, et hüppad voodis krapsti püsti, pea hakkab ringi käima, see on ka ju, räägitakse, et ole tasa ja targu ikkagi, on ju. Ja kui kolesterool hakkab muutuma, et no, saab ju ravimit võtta, et pole ju küsimust, on ju. Aga ma ei teadnudki, et need kõik haigused, või see oli elustiili haigused või nii-öelda elukvaliteet oli mul pärsitud osaliselt. Ma ei teadnud, et see ei olegi normaalne. Et ei pea olema haige. Ei pea mitte midagi olema viga, et võib täiesti normaalselt olla, et kui ma olen 48-aastane, mitte midagi kehal ei tunne, ei, ma olen elus, ma ei ole surnud, et kõik on hästi, et ei ole seljaprobleeme. Ja näiteks nädalavahetusel käisin sõbra 50. sünnipäeval ja täiesti uskumatu. Soovisin mina sünnipäeva juubiläri üles tõsta 50 korda tooliga. Selleks on vaja ju sõpruskonda natukene ja tegi ruttu eeltööd, et nii mehed, lähme tõstame 50 korda ülesse ja ma sain selle seltskonna kokku, aga ma sain väga palju eisid. Kõik ütlesid, oi, mul on seljaprobleemid, mul on mingid muud probleemid. Ma mõtlesin, täiesti lõpp. Kuidas see võimalik on? Et kas inimesed, mis te oma tervistega teete, et hoidke ennast, tehke väike asi, hoidke ennast 2-1 tasakaalus ja elu on juba lill. Ehk siis, kui te hoiate 2-1 või 3-1 tasakaalus, siis on naha normaalne kaitsevõime tagatud, on ju. Igasugused liigesepõletikud on tavaliselt minimeeritud, on ju, või puuduvad. Kõiksugused nahaprobleemid, vererõhuprobleemid tavaliselt on minimeeritud. Teadusuuringud näitasid, et 95% kõiksugustest elustiili haigustest oleks olemata, kui meil oleks rasvhaped tasakaalus ja miks või kuidas. Ehk siis ongi, et ärge hoidke ülekaalus omega-6, et siit on ilusti pildi pealt näha ka, et liigesed, lihased, täpselt mul endal, et südameprobleemid on inimestel, on ju. Et aju koosneb veest ja rasvast, ehk see rasv näiteks on omega-3 paljuski. Ehk siis hoidke korras, aga kui te hoiate korras, siis see, mis arstid ütlesid minu lastele, et lapsed on geneetiline, et lapsed ei omista vitamiini mineraale. Üllatuslikul kombel 2016 aastal, peaaegu kuu aega hiljem olid mul tervemad lapsed terves lasteaias ja siiamaani koolis nüüd teismelised on täiesti vitaalsed ja terved, on ju. Miks? Ainult selle pildi pärast, et rakuainevahetus on siin näidatud, et rakud on nagu väike meie, toitained peavad sisse minema ja väljutama, et nad peavad need toited saama, et see rakk toodaks ju kvaliteetset organit. Ja kui need ei tööta, siis mis me siis tahame? Siis hakkavadki toimima, et kõikvõimalikud probleemid elus, on ju. Et mis iganes keha, lihtsalt organid ei tööta korrektselt, on ju. Et kui auto vajab remonti ja õlivahetust, on ju, et muidu ei toimi auto korralikult, et sellest saavad kõik aru, aga inimkeha vajab ka kvaliteetset kütust. Et sellest on raskem aru saada. Et põhimõtteliselt, et rakuainevahetus korda, põletik alla ja elu on nagu lill. Ja mida me siin Siinos teeme? Miks me siin äris olemegi? Ja miks ma ei hakanud kliendist? Miks ma potentsiaali nägin, et kohe äri alustada? Et me anname inimesele võimaluse, et 120 päeva ja ta on tasakaalus rasvhapetega. Kuidas me seda teeme? Me teeme seda niimoodi, et me veretesti teeme. Et me teeme inimesele veretesti ja vaatame järgi anonüümse veretestiga, mis see pilt on. Verepilt ei valeta ja me praegu hetkel olemegi teinud üle 1 400 000 testi üle maailma, Eestis circa 18 000 testi, on ju. Kogu see statistika ja mis on testiga seonduv teadusuuringud, vaadake siin sinotest.com või vitas.no ja saate tagamaast teada. Aga mina ise olin siis oma testi tulemustega 15,7 ühele, 16 ühele, 16 korda enam põletikku. Naine, kes mul tarvitas neid omega-3 kapsleid ja lapsed, mis võtsid neid omega-3 mingi kalakesi, siis nendel oli 8 ühele. Ehk siis väga-väga tugev põletikuline seis. Ehk siis nad maksid raha nendest, ostsid, aga korda ei saanud. Et see on see kahjuks see tänapäeva tulem. Mis iganes retsept või mis iganes selle omega toote taga on, seal on ainult üks põhjus sul.
sa pead tagama omale 2 1 või 3 1 tasakaalu, ongi kõik. Ei huvita, mis seal sees on, mis iganes retsept seal taga on, vahet ei ole. Ta peab lihtsalt toimima, pange sinna numbrite taha, mis iganes. oluline on see, et inimesel oleks tervisekasu sellest. Et vahet ei ole. Ühesõnaga, teeme koostööd siis Vitas Laboriga. 30-aastase taustaga teaduslabor on. Meie oleme siin üks klient paljudest. Oleme väga uhked oma koostööpartneri üle, et ta on nagu meie, et on maailmas esirinnas oma teadustegevuse poolest ja meie oma toodetega, et alati peab parimatega koostööd tegema. Ja nii nagu siin Eestis ja meie pere ja kõik muu, et seis on nukker maailmas, et circa 95–99% inimesi on tasakaalust väljas, aga see ongi see masstootmine. Et igludel on rõõmu kui palju, et nendel ei ole probleeme tavaliselt oomega-6-3-ga, et nendel on korras see. Ehk siis, kui te ei taha parasjagu kuskile Gröönimaale kolida ja seal iga päev kala süüa ja tahate normaalses lääne ühiskonnas olla, siis kahjuks või õnneks teil väga palju muud üle ei jää, kui hakata 2,5 kilo merekala nädalas sööma või näiteks meie toodet tarbima, mis tagab tasakaalu vähemalt. Mina olen harjunud sellega, et lusikas päevas ongi korras, et see on elu nagu lill. Aga jah, mis see siis tähendab, et probleemid on ja kui probleemid on, siis meie anname lahenduse. Test näitab, et sul on põletik, selge, anname toote peale. Ja toode ei ole lihtsalt oomega-3, oomega-3 on selle kohta solvav öelda. See on tasakaaluõli, balance oil ja see lihtsalt tagab sul, et sul rakud on tasakaalud, põletik on maha võetud. Et see on 99% erinev, mis on turul toodetavatest õlidest. Vot see ongi see väga-väga suur vahe seal lihtsalt, see toimib. Ja oluline on see, et ta viiks su testi korda. Aga millised mu testid olid algselt, siit on näha, et ma iga aasta teen teste, kõik ei ole mul siia kuvatud, aga ma hoiangi niimoodi, et enam-vähem COVID algusest saadik hoian ilusti selline 2 1 midagi taolist oma rasvhapete tasakaalu. Viimane oli mul oktoobris tehtud 1,8 1 ja esimene test oligi 15,7 1 ehk 16 1. Ja seda ma kahjuks näen siin igapäevaselt. Igapäevaselt aitan inimesi teste lahti seletada ja aidata neid parema tasakaalu juurde. Ja seis on nukker, seis on päris nukker. Ja nagu suur statistika ütleb, iga 100 inimene on heal juhul on korras. Ja tavaliselt ma näen, et kes mul on olnud, iga 100 on korras olnud, see on keskelt vanusegrupp 75+. Ja mida nooremaks inimesed on, teismelised väga hullud testid on. Aga nüüd te saate aru ka, mis siin toimub tervistes. Kui te olete kaubanduskeskustes, vaatate enda ümber, siis teate, et seal terves kaubanduskeskuses iga 100 inimesest üks on ainult korras. Ja mõelge, mis see meditsiinile teeb, mis koormus see meditsiinile teeb. Päris hirmus, et sealt kahjuks need tagamaad paljuski tulevad. Aga minule kui juristile väga oluline, et iga toode oleks sertifitseeritud. Meie tooted on üle sertifitseeritud. Mõnikord küsitakse, et Tanel, kas siin teil need Eesti Toiduohutusameti sertifikaadid on? Siin alati paneb mind muigama, et need on need kõige nii-öelda kõige vähem nõudlikumad või kõige lahjemad sertifikaadid üldse. Et neid sertifikaate võib igale tootele peale anda. Küll aga kõiksugused muud nagu EFSA väiteid või saada siit näiteks erinevaid neid sertifikaate peal, näiteks Inform Sport. Inform Sport on üks väga oluline sertifikaat, näiteks, et siis näiteks tippsportlased, olümpiasportlased võivad olla kindel, et meie tooted on dopinguvabad. Et ei ole kogemata seal mingisugust X dopingainet pandud nagu väga paljustes teistes toodetes võib olla, mis ei ole lihtsalt puhtad ja kontrollitud. Või et on täitsa all natural tooted. Isegi kusjuures neid silte võltsitakse, et huvitaval kombel paljud tooted, et sa vaatad, et all natural silt on peal, aga vaata komponente, siis komponent sa tead, et komponent ei ole üldsegi seal sees ju naturaalsest allikast. See on tegelikult keemiline komponent seal sees üldse, et väga huvitav on see tänapäeval see toidulisandi turg. Aga kes võib tarbida eostamisest rauga eani?
et kogu elutsükkel. Igas ärimaailmas on alati oluline ka see, et kes sul selle toote üldse turg oleks. Et punkt üks, ma ütlesin, et kõik vajavad, on ju, et kuna toidu tootmine on niivõrd sassi läinud, tahame terved olla. Aga kes vajavad? Kõik vajavad on vastus. Ja kui siit on näha, et kuuest elukuust, siis loo moraal on see, et enne 6 elukuud see laps saab ema rinnapiimast meie õli kätte. Et olen mina väikestel oma naabri lapsel, ise ma ei ole arst, on ju, olen oma naabri väikesel beebil võtnud ära nahaprobleemid. Kuidas andsin emale Balance Oili, läbi ema rinnapiima sai laps Balance Oili ja nahaprobleemidest prii. Et väga huvitavalt toimib kõik, on ju. Ja kui me tahame väärikalt vananeda, vitaalselt vananeda, siis see on see lahendus. Ja kuidas? Sellepärast, et näiteks European Food Safety Association, EFSA, et selliseid mummukesi, siin neid väiteid ei saa niisama lahmida toodetele, on ju. Seal peavad tooted mingitele kindlate kriteeriumitele vastama, on ju. Ja meie tooted vastavad näiteks nendele kriteeriumitele kõigile. Ja mõelge nüüd sellele, kas te ei taha, et teil oleks normaalne nägemine või te ei taha, et teil normaalne vererõhk oleks või? Või tahate, et kolesterool kõrge oleks või? Noh, vist ei taha, et järelikult, et need on need ametlikud väited, mida võib iga kell öelda. Aga mis see tootevalik üldse on? Tooteid ei ole meil palju, küll aga need on ainulaadsed ja need toimivad. Kõige lihtsalt testi, ära arva. Anonüümsed veretestid, balance test ehk siis seesama põletik alla ja rakkuaine vahetuskorda, siis D-vitamiini test, väga oluline. Vaadake, et hoiate oma D-vitamiini taset vähemalt 125. Siis pikk veresuhkrutest, et ennetage diabeediohtu, jumala eest tehke. See ei tähenda tänapäeval, see on noortel inimestel on diabeediprobleemid, võivad olla. See võib olla hiiliv, et see ei ole enam eakate ja ülekaaluliste probleem. See on väga tugev lääne ühiskonna probleem praegu. Et järgmine rida on kõik siis igas sordis, nii vegan versioonis kalaõli, see on siis vetikatest toodetud, siis tavaline kalaõli, siis on vees lahustuv, siis on ekstra 10-kordse oliiviõli polüfenoolide sisaldusega õli veel, siis on kapslipina. Ühesõnaga igal ühel, igal kujul, igal maitset, et ei ole sellist asja, et ei saa midagi võtta, kõike saab. Oluline ongi see, et inimene saaks tasakaalu. See on see põhiline. Põletik maha ja tasakaalu. Ja siis jätkata niimoodi. Nüüd järgmine rida on kõiksugune immuunsuse pool ja see on ajutegevust, siis on D-vitamiini, magneesiumiga, siis on veel vananemise nii-öelda vastane raku jagunemist ja raku puhastamisele mõeldud. Ühesõnaga, vaadake tervise seminari, kas minu või teiste oma, räägime nendest lähemalt. Et täna pole need fookuses või küsige eraldi. Ja siis on veel soolestikule ja siis otse loomulikult on veel kollageen ja nii edasi. Ühesõnaga, tooteid palju ei ole, aga need toimivad. Ja see ongi ju üks põhimõte, äri alus, et nendega, kui tooteid vajatakse, siis järelikult on meil kliendid ja kliendid toovad ettevõttesse raha sisse. Ja sellepärast me siin olemegi. Ja mis me siis rahast tahame? Igaüks ise teab, mida ja kuidas, on ju. Kellele mida täpselt, et siin ei ole, kes tahab teisi aidata, kes tahab maailma parandada, kes tahab palju reisimas käia, on ju. Kes tahab omale uut korterit, uut maja saavutada, kes mida iganes. Kuna tegemist on eraettevõtlusega, siis siin ei ole palgapiiri, siin on puhtalt tulemuste peal. Nii palju, kui sina ise oma nutika tegutsemisega oled loonud, siis täpselt nii palju teenid. Mida rohkem tegutsed, seda rohkem teenid ja seda kiiremini teenid. Et siin on nii ja naapidi, et kellele reisimist, minule meeldib reisida, mulle meeldib hästi elada, mulle meeldib väärikalt elada, mulle meeldib palju sõpradega suhelda. Ma saan siit ausalt öeldes kõike, täpselt niimoodi, ma saan omal majanduslikku vabadust siin, ma saan kõike siin tegelikult ja oluline on see, et ma saan aidata ka teisi inimesi nii rahalisele edule kui tervise poolest ja sealt tuleb kõigile meil aega juurde, mis on kõige väärtuslikum vara, aeg meil. Aeg maksab, kõigil on ühtemoodi aega meil.
aga kuidas sa seda aega omal kulutad, kas sa tahad ummikus istuda, kas sa tahad poes järjekorras kell 5 seista või sa tahad nautida päeva, kus sa tööd teed, ise tead, kus kohas, kellega tahad ja mismoodi tahad. Ehk siis, kui sa tahad olla vaba ja saavutada midagi elus rohkemat, siis ole liinil. Kui sa seda ei soovi, siis osta meie veebipoest häid tooteid ja saad omale niipidi aega. Aga kui sa tahad toimetada ja tegutseda, siis ma soovitaks väga, et meie platvormipõhine võtmed kätte ärimudel antakse täiskomplektiga sulle kogu turustuskanal, kogu veebiplatvorm, kõik. Ole ainult mees, naine ja tee tööd. Meil on Rootsi kontoris siin Sino ABS üle 200 inimese, kes kõik töötavad, et meil kõik oleks klienditeenindus olemas, kõik erinevatest keeltest üle kontorid üle maailma, kõik logistika töötaks. Me ei pea muretsema mitte kuidagi, et vajutame ainult klikime ja tooted lähevad ja liiguvad, raha läheb, liigub, mitte ei pea muretsema, et kuidas seda kõike teha. Väga lihtne. Ja mis siis veel siin Sino taust on? Nii palju, et võite aktsiat vaadata. Aktsia teeb rekordeid. Olen mina väga õnnelik. Margus ka, ma näen, et muigab vahepeal. Et need, kes aktsiad on ostnud ja ostke veel, et siiamaani on veel alahinnatud aktsia. Et tõus on nagu juba krüptos. Aga selle vahega ainult, et see siin läheb ainult ülespoole ja on ennustatav. Ehk siis lugege meie majandusaasta aruandeid ja või vaadake seda graafikut, mis siin taga on, et kuidas on ettevõttel kasv olnud. Näidake üks ettevõtte ette, kellel on sellist kasvu näitab. Loomulikult neid on, aga ma arvan, et mitte palju. Et 20 aastat kasvu ettevõtte näidanud. Vot see on tulema. Aga kuidas siis partneriks saada? Partneriks saamine täiesti tasuta. Küll aga ma pole elu sees näinud või elu sees 9 aasta jooksul näinud ühtegi partnerit, kes ilma igasuguseid tooteid ostmata ja ise tarbimata midagi saavutaksin edu. Meil on välja töötatud siis on partnerkitid, väiksed suuremast. Ja mis on eesmärk? Eesmärk on nendel, et me saaksime ise kasutajakogemust. Kui tahad, siis näitad sõbrale, tuttaval, tutvustad. Tahan, näitan siin, näe, selline Balance Oili pudel on. Ei ole kuidagi teoreetiliselt kõik toimib päriselt ka. Et alati võib küsida, mis iganes tooteid meil on, kuidas Tanel võtad, mismoodi võtad hommikul püsti, pikali, kui suured need tabletid on, kui väiksed, kuidas need üldse toimivad. Kas ajab une ära, kas ei aja und ära, kas tulevad sinikad, ei tule sinikad, kas on hea, mis iganes annab energiat, jah, täpselt. Et meil on oma praktiline kogemus olemas ja kui ma tean, et asjad toimivad laitmatult, ma tean, et kui ma maksan raha sellest, ma saan omale vitaalse elu. Ja ma tean, et kui mis iganes sa poest ostad või apteegist, ma tean, et nad ei toimi. Kindlasti mingid erandeid on, aga ma pole ausalt öeldes neid erandeid siin kohanud. Et kahjuks ei toimi või tooted ei ole puhtad või nad koosmõjus ei toimi. Müra on selles valdkonnas nii palju. Ja selleks, et me saaksime isiklikku kogemust ka on välja töötatud, siis näiteks ongi partnerpaketid ja näiteks keskendun korra selle viimasele, lihtsalt see on kõige soodsam protsentuaalselt, ja siin, mis on lisaväärtus, 10 testi, 10 veretesti, ma rääkisin, et veretesti on kõige alus, et oma perele teha, sõpra ja tuttavatele teha, et väga-väga soovitan seda viimast, aga miks see viimane pakett on kõige etem? Sellepärast, et seal on ka rahatagastuskampaania näiteks olemas, mis on minu meelest ülimalt oluline ka, et aga mitte ainult rahatagastuskampaania, siin on veel lisaks, et selline käibevõimendus on ka veel juures, kui näiteks selle paketti osta. Ühesõnaga, teenib kordades rohkem tagasi. Kui sa tahad, et sul äri normaalselt läheb ja algab, siis tegelikult, siis ma soovitan kindlasti selle paketi võtta. Ja rahatagastuskampaania on lihtne. Teeme aasta jooksul 25 püsiklienti. Üks klient on üks toode, mitte ei ole inimene. Ehk siis 10 inimest, kellel on 3 toodet, ongi 30 klienti. Ja voilà, saad selle raha tagasi. Just 2 päeva tagasi mul tiimikaaslane ütleski, et oi, ta ei vaata, kuidas see üle 1000 euro kõik mulle tagasi või kuidas see kontole nüüd tuli, mis siin toimub, on ju? Ja vaatas, oi, seesama
aasta on möödas ja Sino maksis talle täpselt selle paketi raha tagasi. Küll aga vahepeal on ta ju palju-palju raha teeninud, on ju. Et see on nagu lisaboonus, mis saab nagu huvitavam olla, et kui soetad omale nii-öelda investeeringu, omale tooted ja siis saad veel raha sealt tagasi. Täiesti super. Ja praegu hetkel on veel maikuus üleüldse on selline käibevõimenduskampaania, et ostes selle kiti, siis on veel 3-kordne käibevõimendus tekib sellega. Aga sellest kõigest küsige lähemalt, kes teid siia kutsus. Aga hea, et kas te tahate olla klient või partner, selles mõttes on lihtne, et kliendil on võimalus tooteid osta, aga võib ka tasuta saada, kui on 4 kliendi soovitus kliendil on ju, 4-kordne enda toote käive ja sa saad tasuta, mitte üks kord tasuta, vaid kogu see aeg tasuta. Et niimoodi on mul väga palju kliente, kellel aitab mina näiteks tasuta toote saada. Aga siin tuleb see mängu, et miks mina ka partneriks alustasin, et miks ma mõtlesin, et mida ma siis tulen ärisse või olen klient ja saan tooteid tasuta, kui ma võiksin hoopis tooteid tasuta saada ja ka raha saada. Et ma arvan, et mõistlik hea toode müüb ennast ise, kui suu lahti teha vähemalt. Et ja partnerina on näiteks sellised võimalused. Et ühtepidi ainult teete oma isiklikke kliente ja saate vahendustasu ja boonuseid või väga hea lisateenistus olla. Miks mitte? Aga kui te tahate rahalist vabadust, siis ma soovitaksin hoopis hakata tiimi ehitama. Et üksinda sa võid ju 1000 klienti teha, aga kui sul on pigem näiteks 25 partnerit, kellel on 40 klienti, kas see mitte sama tee välja, 1000 klienti. Ehk siis pigem, mis sa üksi jooksed oma 1000 kliendiga ja see on mõnikord võib-olla päris keeruline saavutada ka, kui pigem hoopis õpetada, koolitada partnereid, hoopis neid kliente tegema. Ja kujutle, et jagad head ideed või teadmist oma sõpradele, nad võivad seda edasi jagada oma sõpradele ja nii edasi. Et iga uus inimene, kes sinu ideed või teadmisi levitab, toob kaasa ju suurema mõju ja ulatuse, et põhimõtteliselt liitintressi. Aga kliendi poolest, kuidas siis raha poolest, käin korra kiiresti üle, et mis on raha teenimise võimalused, on ju, et kui ainult isiklikke kliente teha. Et 0-25 klienti või 0,24 klienti, sa saad 10% saad esmamüügist, käibest hakkab sul kogunema eraldi summad, aga siis sa saad veel tasuta tooted omal ja 50 € eest veel lisaks tasuta tooted ja kui sa teed veel algusest kiiresti 4 klienti ära, siis saad veel 100 € preemiat ka. Siis ma soovitaksin liikuda kliendiredel tasapisi edasi, sellepärast, et kui te näete, et siis need esmapaketi tasud või siis kliendi boonused, need suurenevad. Et näiteks mina olengi siin, et hoian siin kas 100 või 200 klienti kuskil siin vahel. Ja siit miks? Siis punkt 1. Esiteks on 30, ma ei tohi nii palju kripsutada siin. Et 30% on iga sellest kiti tasust või 30% iga kiti tasust tuleb sisse, siis 400 € tuleb boonust igakuiselt, on ju. Ja tasuta tooteid ja näiteks üks mõte, miks ma näiteks 100 klienti kunagi ära tegin, oli see 10 000 € preemia. Ja 10 000 preemia täiesti käes ja suure tšekina kätte antud ja rahas ka välja makstud, on ju. Ja seda juba oli 2019 mul. Aga top 200-ga on jällegi lõbusam, et siin näiteks 1000 € iga kuu tuleb sisse. Et loogika on see, et kui sul on see top 200, siis keskelt läbi sul 2200 midagi taolist on teenistus. Ja lisaks sul tuleb veel direktor trip otsa, ehk siis selline tasuta äge 5-tärni reis. Järgmine on meil Balile. Sinna võivad kõik saada, kes soovivad, lihtsalt peab tööd tegema. Järgmine kuu märtsikuus on minek sinna. Ja sellest kõigist tingimustest, sellest saame rääkida lähemalt või küsin inimese käest, kes sind kutsus siia või kes sind järelvaatama kutsus siia. Küll aga kuidas see ärivõimalus põhimõtteliselt käib, on siin väga hästi joonistatud, et see karjääriredel nüüd siin pole lõppu, see on lõputu jada. Ehk siis loogika on see, kui sa tahad ise teenida näiteks 800 €, siis aita 4 inimesel teenida 200 €. Kui sa tahad 4000 € teenida,
aita 4 inimesel 800 eurot teenida. Kui sa tahad 12 000 teenida, siis oma 4 minusugust tiimis. Väga hästi, ma ei ütle, et see väga kerge on 4 minusugust omada tiimis, Margus teab. Aga kui selle juba toimima saab, selle tüübi, ja ta ise teeb kliente, ise teeb partneri, ise on iseseisev, siis miks mitte, aga algus jah, sa eneseareng on seal taga ja koolitussüsteem. Ühesõnaga, et aidates teisi, aitad ennast ja igal meie partneril on omad isiklikud kliendid ja lisaks omad isiklikud partnerid ja aitame kõik raha teenima. Ja nii saabki põhimõtteliselt tulu teenida. Väga lihtne. Ja mis meil siis eesmärgid siin on? Eesmärgid on suured ja visioonid mulle meeldivad ja sinna suunas me jõuliselt kogu aeg liigume. Ehk siis praegu hetkel meil on saavutamas see aasta 1 000 000 klienti. Ja sinna suunas me jõuliselt lähme. Just äsja avasime näiteks Hiina turu. See on kindlasti veel üks võti, on ju. Et maailm on alles alguses, alles avamata, seega meil on Indoneesia kohe varsti avatakse. No kõik sellised suured otsemüügi riigid on alles avamisel, aga need riigid, kus me oleme juba, seal on ka veel töö kõik tegemata tegelikult, et see on nagu üks päev just üks tiimikaaslane ütles ka, et kelle iganes sa räägid, see on hästi hoitud saladus, et siis ütled, oi, üks tarbib balance oili, teine tarbib, aga keegi kellelegi ei räägi, et ise salaja ütleb, et olen küll terve ja sinna-tänna. Või siis inimene ütleb, õige hea, oli jah, mul oli hea tervis, aga nüüd peaks uuesti jälle tarbima hakkama. Aga miks sa siis jätad katki selle tarbimise? Et kui oli ju, ega see hea tervis ei tulnud sellepärast, et sul ainult ilus ilm oli õues. Et see ongi, et see hea tervis on need samad, et rasvhapped korda, põletik maha ja siis ongi alus toitainete imendumiseks. Vitamiinid, mineraalid, fütotoitained peale ekstendiga ja niimoodi elu ongi lõpuks lill. Et täiesti suurepärane kasulik töö on meil. Ehk siis see on põhimõtteliselt 2 võimalust, on ju. Hakkasin sinu partneriks. Et see on ausalt öeldes Eesti situatsioonis nende maksutõuse arvestades ja kõike majanduslikku ebastabiilsust ja sõda taustal ja kõike muud, mis saab paremat olla, kui asukohavaba töö, võtad oma töö kaasa, kus see läpakas ja telefon on ja oled, kus tahad ja teed seda ja kellega tahad.